Nüüd pöördume millegi ajaloolise poole, mis just Bahreinis juhtus. Esimest korda ajaloos istusid Süüria ja Liibanoni sõjaväelased koos USA juhitud piirkondlikul kaitsekonverentsil koos 12 riigiga, sealhulgas Saudi Araabia, Egiptus, Jordaania, Araabia Ühendemiraadid ja teised. Kõik nad kogunesid Manamasse USA keskväe juhatuse juhtimisel, et arutada piirkondlikku julgeolekut ja mis veelgi olulisem, kinnitada oma ühist pühendumust Hormuzi täina hoidmisele rahvusvahelisele laevaliiklusele avatuna. See on üsna märkimisväärne pilt, mida te siin näete, sest see tähendab, et Süüria, mida vähem kui 2 aastat tagasi valitses Iraani toetatud diktaator Assad, istud nüüd Ameerika laua taga. Ja Liibanon, kelle sõjaväed on aastaid olnud Hezbollah poolt kõrvale tõrjutud, tunnustatakse nüüd kui legitiimset julgeolekupartnerit. Teisisõnu, Lähis-Ida ümberkujundamine toimub reaalajas. Nüüd on siin veel üks lause, mis oleks veel mõned aastad tagasi tundunud võimatu. Süüria välisminister on täna Beirutis ja Damaskus ütleb, et on valmis istuma läbirääkimistele Hezbollahga. Pea meeles, et tänane Süüria valitsus koosneb endistest mässuliste komandöridest, kes veetsid aastaid lahinguväljal Hezbollahaga võideldes, samal ajal kui Hezbollah toetas endist diktaatorit Assadi. Nüüd on nemad võimul ja peavad välja mõtlema, mida teha Liibanoni kõige võimsama relvastatud rühmitusega, eriti pärast seda, kui USA president Donald Trump vihjas eelmisel kuul, et Süüria peaks Hezbollahga tegelema, mitte Iisrael. Nüüd kinnitab Süüria, et ta ei sekku sõjaliselt ega vali pooli. Aga juba see, et selline vestlus üldse toimub, ütleb kõik selle kohta, kui dramaatiliselt on see piirkond ümber kujundatud ja muutunud. Ja meiega liitub nüüd Hagar Shemali, Liibanoni-Iisraeli rahuliidu kaasasutaja ning endine Valge Maja rahvusliku julgeolekunõukogu direktor Süüria ja Liibanoni küsimustes. Nii et tead, Süüria ütleb, et ei kavatse sõjaliselt sekkuda, nad ei vali pooli. Ja ometi on nende välisminister Beirutis ning ütleb, et Damaskus on valmis kohtuma Hezbollahaga, kui huvid seda nõuavad. Nii et minu küsimus sulle oleks, kas Süüria tõesti püüab leida diplomaatilist teed Hezbollah ohjeldamiseks või tõmmatakse Damaskus lihtsalt millessegi, mida ta ei suuda kontrollida? Esiteks, aitäh, Natasha, et mind kutsusid. Sa tõstad siin esile väga olulise teema, sest tegelikult ei suuda Süüria valitsus enamust oma territooriumist kontrollida. Seega nad pigem püüavad võtta seisukoha, mis võimaldab neil Liibanoni toetada. Ja nad ütlesid isegi selles samas kohtumisel, et nad on väga teadlikud sellest, kuidas asjad olid Bashar al-Assadi ajal. Liibanon laste jaoks on kõik, mis on seotud Bashar al-Assadi ja Süüria sekkumisega nagu küünte kriipimine tahvlil. Nagu me teame, okupeerisid nad Liibanoni peaaegu 20 aastat, nii et nende seisukoht on pigem see, et nad tahavad keskenduda omaenda maale. Kuigi see teema on, nagu te märkisite, Ameerika Ühendriikidest üles kerkinud, ei ole see õnneks väga palju toetust leidnud. Ja muidugi on alati mure, et kui president Trump avaldaks Al-Sharale survet Liibanonis sekkumiseks, kas Al-Shara ütleks siis jah? Aga seni on ta väga selgelt öelnud, et tal ei ole mingit huvi Liibanoni minna. Tal on endalgi piisavalt probleeme, mida lahendada ja ma ei usu, et neil oleks nii mingit sümpaatiat Hezbollah vastu. Nüüd, Trump tõi välja selle idee, et Süüria võiks asendada Iisraeli jõuna, kes tegeleks Hezbollahga. Raamkokkulepe, mida me näeme Iraani ja USA vahel, seob Iisraeli edasise tagasitõmbumise Liibanonis Hezbollah relvitustamisega. See konfliktide vältimise üksus, millest me siin räägime, peaks olukorda rahustama. Aga mis on Washingtoni tegelik läbimõeldud strateegia siin? Sest väljaspool kaadates tundub kindlasti, et korraga on käimas mitu erinevat strateegiat, mis võivad üksteisele vastu töötada. Ja kui ma sellest kokkuleppest rääkisin, siis ma mõtlesin tegelikult Liibanoni ja Iisraeli vahelist kokkulepet. Jaa, olgu, sul on õigus, palju asju toimub korraga, aga ma tahaksin seda veidi lahku lüüa. Kui rääkida Liibanonist ja Iisraelist, siis kõige olulisem suund on Liibanoni ja Iisraeli rahuprotsess USA välisministeeriumi egiidi all. Ja see on üks suurimaid edusamme, mis sündis eelmisel nädalal allkirjastatud 3-poolse raamkokkuleppega. 3 kõige olulisemat aspekti sellest on esiteks, et see protsess võeti ära Iraani režiimi kontrolli alt. Teiseks, see tõestas, et sellesse protsessi tasub investeerida ja seda jätkata. Ja kolmandaks, see muutis tõesti olukorda Liibanonis, kus arutelu käib järgmiselt. Hezbollah ei vaja seda, nende relvi ei ole vaja, nende teenuseid ei soovita, see ei ole nende relvastus, mis sunnib Iisraeli taganema. Tegelikult just nende relvitustamine viib lõpuks Iisraeli taganemiseni ja see on midagi, mille nimel need 2 partnerit tõesti töötavad.
Nüüd, kui sa räägid vastuoludest, siis ma ütlen sulle seda. Asepresident Vantsilt küsiti selle kohta paar päeva tagasi. Ja ta ütles, kuulake, MOU esimene rida räägib relvarahust Liibanonis. Minu tõlgenduse järgi on 3-poolne raamkokkulepe just selle esimese rea tõlgendus ja ausalt öeldes on see kõige tähtsam asi. Mis puudutab seda dekonflikteerimiskeskust, siis ma ei pea seda eriti oluliseks, sest kõige tähtsam on koostöö Liibanoni ja Iisraeli vahel ehk LAF-i ja IDF-i vahel koos Ameerika Ühendriikide sõjaväega. Ja see on väga selge. Samuti peame meeles pidama, et Iraani režiimi osalemist ükskõik millises protsessis ei tohiks võtta iseenesestmõistetavana. Õige. Ma mõtlen, et lõppkokkuvõttes, kui CENTCOM peab täna neid konsultatsioone, kui oluline see teie silmis on? Ja kas te arvate, et USA sõjaväel on tegelikult mõjuvõimu, et panna mõni neist diplomaatilistest raamistikest tõesti toimima? Esiteks ütleksin, et see on väga oluline. See kohtumine, mida juhid CENTCOM, nagu te varem ütlesite ja nagu Ruth mainis, on tõesti osa sellest Lähis-Ida ümberkujundamisest, mida me näeme oma silme all. Üks asi ja ma loodan, et ma ei muutu siin liiga poeetiliseks, kuid kui ma vaatan seda 3-poolset raamkokkulepet, siis minu jaoks teeb selle nii oluliseks, lisaks neile 3 punktile, mida ma varem mainisin, ka see, et see tõesti esindab võitlust hea ja halva vahel. Ja selles olukorras Iraani režiimi ja selle prokside ning Lähis-Ida vahel, mis tahab edasi liikuda, mis tahab stabiilsust ja jõukust. Ja see CENTCOMi kohtumine on sellele tõesti iseloomulik. Olen ise kulisside taga näinud viimase 2 kuu jooksul toimunud läbirääkimisi liibanonlaste ja iisraellaste vahel. Ja kindlasti on näha USA sõjaväes soovi ja pühendumust, nagu see selles piirkonnas alati on olnud muide, aga nüüd tõesti toetavat rolli mängida mitte ainult Liibanonis ja Iisraelis, vaid ka laiemas piirkonnas ja selles suunas, kuhu see liigub. See nõuab siiski kannatlikkust, pean ütlema. Tead, me kõik oleme väga ärevil ja tahame, et asjad oleksid kindlad ning tõenäoliselt tuleb tõuse ja mõõnasid, aga on palju põhjust lootuseks. Hästi, soovin sind tänada, Hagar. Suur aitäh, et meiega liitusid. Väga huvitav oli kuulda sinu vaatenurka kõige selle kohta. Aitäh, et mind kutsusite.